Täna me teeme siis võõratused. Võõratused vist me võtsime, kui oli kordamiskursus ja siis me tegelesime ainult lineaarvõõratustega. Täna me võtame natukene lineaarvõõratused, natukene raskemad, lineaarvõõratuse süsteemid ja ruutvõõratused. Kõigepealt on mul siin toodud selline tabel, et kuidas me vormistame. Tere, Madis, jah. Me nüüd teeme konsultatsiooni ja video ka salvestame, et pärast saab järgi vaadata. Et kui tahad midagi küsida, võib ka mikrofoniga või kirjutada. Ja tabelis on näha, et seotud sellised asjad nagu, see nimetus, mis on siin lõik, vahemik, me eriti siin vahet ei tee, pigem jälgime seda, et mis märk on võõratusel. Võib olla selline, mis on lihtsalt suurem, väiksem, aga võib olla sellised, kus on suurem võrdne, väiksem võrdne. Ma siin kirjutan veel, et suurem on selline märk, väiksem on selline, suurem võrdne selline ja väiksem võrdne selline. Ja mis on erinevus? Kui on sellised märgid, mis on väiksem võrdne, suurem võrdne, siis see tähendab, et need otsad A ja B on kaasa arvatud. Need on ka selle vahemiku või lõigu sees. Siis me kasutame, kui kirjutame vastus, kandilised sulud ja kui me teeme joonis, siis me teeme see vahemik või lõik kandiliseks, nagu joonisel siin toodud. Kui ei ole sellist võrdlusmärgi kõrval, ainult väiksem ja suurem, siis me kasutame ümmargused sulud ja kui me joonistame, siis me joonistame sellise kaarega. Et võib olla ühel pool, nagu siin näha. Lihtsalt siin on väiksem või suurem. A siin on siis vastupidi. Siin on väiksem, siin on suurem. Siin on väiksem võrdne. Ehk siis on kandilise sellise nurgaga piirkond ja kandiline sulg. No vaatame. See ei ole raske praktikas. Aga seda tabelit saab siis kasutada, kui segadus tuleb. Lineaarvõõratused. Lineaarvõõrandi me hästi teame. Mis see on? See on selline näiteks 4x plus 8 võrdub 10. See on lineaarvõõrand. Aga lineaarvõõratus on selline, kus on juba mingi võõratuse märk. Need on, nagu ma kirjutasin, 4 tükki erinevad. No proovime seda lahendada, et me kasutame samasugused meetodid nagu lineaarvõõrandi puhul. Ehk x-iga me toome ühele poole, x-ita me toome teisele poole numbrid. 4x jääb siis vasakul, 10 on praegu paremal ja 8 vastupidi märgiga tuleb ka paremale. 4x on suurem kui 2. Ja nüüd, kuna x-i ees on koefitsient 4, siis me sellega terve võõratus jagame. X on suurem kui 0,5. Kui 2 jagada 4, tuleb 0,5. Seda vastust me võime ka joonistada. Kui on meil lineaarvõõratus ja ainult üks, mitte süsteem, siis tegelikult joonistada pole vaja, pole kohustuslik. Aga enda jaoks, et aru saada, milline on vastus, siis võib joonistada ka. Artselil me paneme ainult see väärtus, mis on meil siin leidnud. Muud ei ole vaja. Ja x suurem kui 0,5 tähendab, et need kõik arvud asuvad 0,5-st paremal pool, kuna nad on suuremad. Ja kuna võrdusmärgi siin ei ole, siis me kaarega joonistame paremale piirkonna. See piirkond tähendab, et x on suurem kui 0,5. Ja teistmoodi vastus saab kirjutada ka, et x kuulub vahemikusse 0,5 kuni lõpmatus. Siin paremal pool asub lõpmatus. Vasakul pool siin asub miinus lõpmatus. Et kui me kirjutame vastus sellisel kujul, siis me kasutame need. Lineaarvõõratuse puhul vastus võib olla ka selline. Ehk siin on nagu 3
varianti, kuidas esitada vastus. Võtame siin üks veel. Vot. 3 miinus 2x väiksem võrdne kui x. Kohe on näha, et see on lineaarvõrratus. Ehk x-id on ühele poole, miinus 2x oli vasakul ja see jääb ja see x, mis on paremal, me toome vastupidi märgiga vasakule. Võrratuse märk sama ja see 3 on praegu vasakul, me toome seda paremale ehk muutub tema märk. Miinus 3 on paremal. Miinus 2x miinus x miinus 3x väiksem võrdne kui miinus 3. Ja nüüd me peame jagama selle koefitsiendiga, mis on x-i ees ehk miinus 3-ga. Ja siin juhtub selline asi, et kui me jagame võrratust negatiivse arvuga, siis võrratuse märk muutub vastupidiseks. See on reegel, et x suurem võrdne kui 3. Kui miinus 3 ma jagan miinus 3-ga, tekib, mitte 3, vabandust, 1. Aga siin on kõige tähtsam asi, et me muutsime võrratuse märki, kuna me jagasime võrratus negatiivse arvuga. See reegel saab endale ka kirja panna. Et kui me jagame võrratus või korrutame ka negatiivse arvuga, siis võrratuse märk ehk see märk muutub vastupidiseks. Proovime seda joonistada. X on suurem võrdne kui 1. Joonistame arvtelg. Arvtelile paneme seda 1. Suurem võrdne nurgaga piirkond paremale. Ja vastus me kirjutame teistmoodi nii, et x kuulub hulka või vahemikku 1 kaasa arvatud kuni lõpmatus. Seal, kus on lõpmatus, me ei kasuta kandilist sulg, ei saa olla lõpmatus kaasa arvatud. Mis on erinevus? Kui me lahendame võrrand või me lahendame võrratus. Kui me lahendame võrrand, siis me saame üks konkreetne, lineaarvõrratuse võrrandi puhul, üks konkreetne lahend. Et lahendades seda, me saame x võrdub 0,5. Kui me lahendame võrratus, siis me saame vahemik. Et x-id on kõik arvud alates 0,5, mitte kaasa arvatud ja kuni lõpmatuseni. Erinevus on selline. Liigume edasi, kui tekivad vahepeal küsimused, siis küsige. Või kui liiga kiiresti ma liigun, siis ka võite öelda. Nüüd on selline kohe natukene raskem, jah? Siin on, see on ka lineaarvõrratus. Võib-olla me alguses isegi ei näe, kas lineaar või ruut, meil tulevad ainult 2 liiki võrratust. Ja et seda aru saada, kas lineaar või ruut, me peame kõigepealt, kui me näeme, et sulud on, siis me teeme need sulud lahti. Üks kahendik, selle asemel võib kirjutada 0,5, natukene mugavam siis. Avame sulud. 4 miinus 2x. Nüüd me peame miinus 2 korrutada miinus 0,5-ga. See on pluss 1. Suurem võrratuse märk, jah? 2x pluss 3x miinus 9. Nüüd on näha, et see on lineaarvõrratus, kuna siin ei ole x ruudus. Me toome kõik x-id vasakule ja ilma x-ita paremale. Miinus 2x, miinus 2x, miinus 3x on nüüd vasakul ja miinus 9, miinus 1, miinus 4 on paremal. Miinus 7x
kokku liidame need x-id, mis on vasakul, suurem kui -14. Järgmine samm, jagame -7-ga. X, nüüd võrratuse märk muutub vastupidiseks, kuna me jagame negatiivse arvuga. Me jagame negatiivse arvuga, võrratuse märk muutub vastupidiseks. Ma punase värviga seda teen. See on tähtis asi. Ja kui ma -14 jagan -7-ga, siis tekib 2 teisel pool. Nüüd on x väiksem kui 2. Et miks nii juhtus? Okei, edasi joonistame. Arvteelile paneme ainult 2. X väiksem kui 2. Seda tähendab, et me joonistame piirkond kaarega ja vasakule. Sest et väiksemad kui 2 numbrid asuvad 2 vasakul pool ja 2 ise ei ole kaasa arvatud. Kirjutame vastus, x kuulub. Nüüd on miinus lõpmatusest kuni 2-ni ümmargune sulg, kuna meil ei ole võrdusmärgi siin ja ainult väiksem. Liigume edasi. Üks veel. No vot selline, kus on juba murrud. Aga murrud meile tavaliselt ei meeldi. Proovime murrudest lahti saada. Ma kustutan ja joonistan uuesti. Et kõige mugavam viis, kuidas murrust lahti saada, me korrutame arvuga, sellise arvuga, et saab pärast nimetajatega taandada. No, kõige väiksem selline arv on 4. Me võime ka korrutada -4-ga, siis kaovad need miinused ära, palju mugavam. Et pakun, et me korrutame terve seda võrratust -4-ga. Mis see tähendab? See tähendab, et me esimene murd korrutame -4-ga. Teine murd me korrutame -4-ga. Nüüd, kuna me korrutasime negatiivse arvuga, siis meie võrratuse märk muutub vastupidiseks. Nüüd on suurem ja teine pool, no seal on 0, aga ma seda ka kirjutan teile, et on vaja ka -4-ga korrutada. Muidu kui ei ole 0, no kui 0 me korrutame -4-ga, siis jääb 0, aga muidu kui on teine number, siis muutub see number ka, sest et me peame seda ka korrutama -4-ga. Vaatame, mis nüüd juhtub vasakul. Vasakul juhtub nii, et me -2 ja -4 taandame, tekib 2. Siin -4 ja -4 me taandame, midagi ei teki. No ja paremal pool on 0. 2 jääb, see tähendab, et see 2 me peame korrutama sellega, mis selle murru luge. Luge on 3 pluss x. Praegu ma seda korrutamist ei teinud kohe. Te võite kohe teha, kui oskate. Mina panin seda sulgudesse, et näidata, et mitte ainult 3 vaja korrutada 2-ga, aga ka x. Mõlemad. Ja siin pluss, no siin ma ka võib-olla panen sulud. Mul see pliiats natukene vana. Ja ei taha korralikult töötada nüüd. Avan nüüd sulud. No nüüd on päris lihtne lineaarvõrratus. X-id ühele poole, nad on juba siin. X-id teisele poole, ükskõik mis järjekorras, aga jälgime, et me muudame märgid. Vasakul pool on x, paremal pool -10 ja x on suurem kui -10. Teeme joonis.
-10, suurem kui -10, kaarega paremale poole. X kuulub -10-st lõpmatuseni. Liigume edasi. Nüüd me võtame lineaarvõrratuste süsteemi. See tähendab, et meil on nüüd 2 lineaarvõrratust ja need on ühendatud sellise loogsuluga. See tähendab meie jaoks, et me lahendame mõlemad need võrratused eraldi, aga vastus me toome ühele arvteljele ja vaatame, kus need mõlemad piirkonnad, tekivad 2 piirkonda, kus nad lõikuvad, et ühisosad leiame. See süsteem tähendab, et me leiame ühisosad. Ja võrratuse süsteem on tähtis sellepärast, et eksamil tihti eraldi ülesanne, kus on lineaarvõrratuse süsteem või siis ruutvõrratus, mis me täna vaatame edasi, ehk võrratus eraldi ülesanne tihti olemas, et see on tähtis teema, et eksamil hästi seda teha. Kõigepealt selline lihtne süsteem, siin ei ole vaja isegi midagi lahendada. Siin on vaja juba vastus panna arvteljele. Esimene võrratus. X on suurem võrdne kui -1. Proovime seda joonistada. Mina kasutan näiteks sinist värvi, et seda esimest panna. Kõigepealt ma panen -1. X on suurem võrdne kui -1. Kandiline piirkond paremale. Nüüd, kui võimalus on, kasutame teine värv, punane. Ja teine piirkond X on suurem kui 1. Ma panen 1 kuskile, kuna 1 on võrreldes -1-ga suurem arv, siis see läheb paremale poole. Aga vahet ei ole kuhu, ei ole vaja nagu lugeda need ruudud või midagi sellist. Lihtsalt pange vasakule või paremale. Ja X on suurem kui 1 kaarega paremale. Ja selle süsteemi vastuseks on nende piirkonnade ühisosa. Ehk X kuulub, mina näen, et nad lõikavad alates 1. Ma võin isegi siin värvi lisada, et ühisosa on siis siin. Alates 1. Selline vastus tuleb, et alates 1. 1 ei ole kaasa arvatud, kuna seal on kaar. Ja kuni lõpmatus. See on süsteemi vastus. No see oli lihtne. Nüüd on natukene raskem. Põhimõtteliselt me lahendame nii, nagu me lahendasime need lineaarvõrratused, aga järeldus, see vastus, mis tuleb, on vaja jälgida, et me paneme 1, sama see arvtelg, me paneme 1 vastus, paneme teine ja vaatame just ühisosad. Lahendame kõigepealt esimene. Kolm x miinus 2x on suurem kui 5 miinus 5. X on suurem kui 0. Ma kohe seda joonistan. Panen 0, suurem kui 0. Esimene piirkond. Nüüd teine piirkond. Kõigepealt lahendan võrratus. X on suurem kui 10. Näiteks kollast värvi. Kuna 10 on suurem kui 0, siis ma 0-st paremale poole panen seda 10.
suurem. siin vastused natukene selles mõttes sarnased tulid. ja lõppvastus. Ühisosa on siin 10-st lõpmatuseni. Liigume edasi. Mul selline tunne, et mul on siin juba, ma arvasin, et juba ruutvõrdlust ei ole. No vot nüüd natukene raskem süsteem. Aga reegel on samasugune, et me lahendame esimene, joonistame, lahendame teine, joonistame ja vaatame ühisosad. Aga nüüd see lahendamine on natukene keerulisem võib-olla. Ma kirjutan endale uuesti seda. Nüüd on P, X asemel, no vahet ei ole. Avame sulud kõigepealt, kuna sulud on olemas siin. 6 miinus 9P miinus 6 pluss 4P suurem kui P. P-d ühele poole viime. Need 6 ja miinus 6 koondame ehk jäi siin 0. Loeme, mitu P-d meil on siin. Miinus 6P suurem kui 0. Peame jagama selle koefitsiendiga, mis on P ees, seisab ehk miinus 6-ga ja kui me jagame negatiivse arvuga, siis meie võrdluse märk muutub vastupidiseks. 0 jagatud miinus 6-ga on 0 ehk paremal pool jäi 0, aga võrdluse märk on nüüd väiksem. Arvtelk joonistame. Paneme 0. Arvud, mis on väiksemad kui 0, asuvad 0-st vasakul pool. Nüüd teine. 6. Väiksem kui P ruudus miinus P sulgudes P miinus 8. Avame sulud. P ruudus miinus P ruudus koondame. Jäi lineaarvõrratus. Muidu kui P ruudus jääb, siis see ei ole enam lineaar. See on siis ruud, seda me vaatame järgmises osas. Nüüd miinus 8P tuli vasakule, väiksem kui miinus 6. Me jagame terve seda võrratust miinus 8-ga. P on nüüd, kuna me jagame negatiivse arvuga ja meie võrratuse märk muutub vastupidiseks. Ja kui miinus 8 jagada miinus 4-ga, kui palju see on? Miinus 6 jagatud miinus 8-ga, vabandust. Ei tea, kus ma need numbrid võtsin. Kolm neljandik ehk 0,75, jah? Paneme seda artilile.
ja mis me siin näeme? Kas meil on siin ühisosa? Ühisosast meil siin ei ole. See tähendab, et lahendid puuduvad. Selles süsteemis lahendit pole. Lahend puudub. Teine variant võib kirjutada, et P kuulub tühi hulka ehk sellise hulka, kus pole elemente. On teil küsimused siin? Ma vaatan, mul on. Nüüd on ruutvõrratused juba. Et meil, ma arvan, et jääb aega lõpus veel võtame nii ja naa, et süsteemid ka võime veel võtta. Ma kohe siin üks asja vaatan. Oodake. Ruutvõrratused. See on natukene raskem kui lineaarvõrratus, sellepärast, et siin rohkem tööd ja miskipärast üks etapp, lahendamise etapp, et selline, mis on natukene raskem kui see lineaarvõrratuses. No vaatame, kõigepealt ruutvõrratus, see on sarnane, näeb välja sarnaselt nagu ruutvõrrand. Ehk ta näeb välja nii, ax ruut plus bx plus c suurem kui 0, väiksem kui 0, suurem võrdne kui 0 või väiksem võrdne kui 0. Ja kui me hakkame seda lahendama, siis meil on tegelikult 3 etappi. Esimene, et me lahendame see nagu ruutvõrrand ja me leiame lahendid x1 ja x2. Leiame x1 ja x2. Kui me lahendame ruutvõrrand, ma kirjutan siin valemi, kui on vaja, siis võib-olla te ei mäleta, et me lahendame läbi diskriminanti. Diskriminant on b ruudus miinus 4 korda a korda c, ehk me kasutame need koefitsientid. Meil on iga kord konkreetsed numbrid. Ja siis x1, x2 me leiame nii, et kasutame valemi miinus b plus miinus ruutjuurd d jagatud 2a-ga. Nende ühe valemiga või 2 valemiga saab seda d panna ka siia sisse. Seda võib panna, siis tekib üks valem, mugavam kasutada 2 valem. Okei, kui x1 ja x2 leidud, siis me teeme joonis. Vaata tabel ma siin kirjutan. No praktika näitab pärast, kas te vaatate tabeli või mitte, sest et mõnikord on mugavam mitte teada seda tabeli, mis on järgmisel slaidil. Et ma panen noolega, et järgmine slaid, seal on tabel, seda me vaatame 1 minuti pärast. Ja 3. Vaatame, milline on võrratuse märk. Ja teeme järeldused. Vot see 3. etapp on kõige raskem. Ma ei tea, miks, võib-olla. Vaatame, kuidas meil läheb. Et enne seda 3. etappi me need ei vaata, et milline meil on, ja? Meil vahet ei ole, milline on võrratuse märk. Enne seda 3. etappi. Ehk me lahendame võrrand, teeme joonis ja pärast 3. etapis juba vaatame, et milline meil see võrratuse märk on. Vaatame nüüd seda tabeli. See tabel me kasutame, et joonistada jooni. Nüüd meil ei tule selline piirkond nagu lineaarvõrratuse puhul. Me nüüd joonistame nagu parabooli, et sellist kõverdjoon, mis on siin joonistatud. Ja see
kuidas see joon paikneb, sõltub A koefitsiendist ja diskriminandist. Teistmoodi võib öelda niimoodi, et kui esimesel etapil me leidsime, et meil on x1 ja x2 mõlemad olemas, siis me joonistame parabooli kas nii või naa ja see sõltub A-st, et kas A on positiivne, A see on koefitsient, mis seisab x ruudu ees. Kui see on positiivne, siis parabool on selline, kus on haarad suunatud ülespoole ja kui A on väiksem kui 0, siis haarad on suunatud allapoole. Ja see ei pea olema mingi ilus parabool, peab olema sarnane kõverjoon. Teine asi, kui meil ei ole x1, x2, meil on ainult x1 ja ainukene, siis parabool läheb nii või nii, et puudutab arvtelija ainult ühes kohas. Ja kui me ei saa ühtegi leida, x1 ja x2 mõlemad puuduvad, see juhtub, kui diskriminandi märk on miinus ja ei saa d-st võtta ruutjuur, siis parabool on meil selline lendav parabool, kas lendab ta arvtelija suhtes ülespoole või allapoole, sõltub A-st. Kas vaadata seda tabeli või lihtsalt mõelda, ma võib-olla, kui me lahendame need ülesanded, me ei vaata tabeli. Ma arvan, et natukene teistmoodi võib olla paremini, aga pärast arutleme, et kui te tahate, te võite tegelikult tabel vaadata, et õpikus on see tabel ka olemas. No nüüd praktikas vaatame, kuidas ruutvõrratused lahendatakse. Esimene ruutvõrratus on x ruudus pluss 4x miinus 5 suurem kui 0. Kõigepealt pakun, et kirjutame koefitsientid välja. A, B ja C. A koefitsient seisab x ruudu eest, kuna midagi ei seisa, see on 1. B on siis x eest, see on 4. Ja C on vaba ilma x-ita, me võtame seda koos märgiga miinus 5. Nüüd arvutame D. D võrdub. Valem on seal olemas, ma kirjutan veel kord. Kui te ei mäleta seda valimit, siis ma soovitan kirjutada seda iga kord, sest et me nii tihti lahendame kas ruutvõrratused või ruutvõrrandid. Et me peaaegu igas tunnis kasutame seda valimi. Siis hea, kui see on meeles. Panen nüüd andmed 4 ruudus miinus 4 korda 1 korda miinus 5 ja arvutan. 16 pluss, kuna siin on 2 miinust, see annab plussi 20. Kokku 36. See on hea arv, sest et 36 ruutjuur on 6. Nüüd x1, x2 miinus b pluss miinus ruutjuur d jagatud 2a-ga. Panen andmed miinus 4 pluss miinus ruutjuur 36 jagatud 2 korda 1. Siin x1 ma valin seal, kus on pluss miinus, ma valin sealt ainult plussi või ka miinus, et vahet ei ole, mis on esimene, mis on teine. Miinus 4 pluss 6 jagatud 2-ga. See on 1. Ja x2 miinus 4 miinus 6 jagatud 2-ga on miinus 5. Esimene etapp on tehtud. Ma võin isegi panna, et see oli esimene. Nüüd on teine, me joonistame joonis. Kõigepealt arvtelg. Kuna leidud on 2 lahendit, mõlemad need me paneme arvtelje peale, ainult need. Me ei pane midagi muu, 0 ei pane, ma ei tea, mida veel. Ja ei ole vaja jälgida ruudud, lihtsalt väiksem on vasakul, suurem on paremal. Nii. Nüüd parabool. Siin on 2 varianti. Kas parabool me joonistame nii, et haarad on ülespool suunatud või siis vastupidi, et haarad on allapoole suunatud. Ja näitab, kuidas me joonistame A koefitsient. Kui A on positiivne, siis haarad on ülespoole. Seda saab tabelis ka vaadata. Ma näitan, kus. See on see variant.
joonistan. Ja ma joonistan need haarad natukene niipidi. Ma arvan, et niimoodi jälgida tulemus natukene lihtsam. Et ei pea olema need haarad ülespoole joonistatud, kuna see parabool on meil abiparabool, et järeldusi teha. Ilusa parabooli siin ei ole vaja joonistada. Selline joonis. No ja nüüd kolmas etapp. Järeldused. Mis ma veel siin ütlen? Et vot see arvtelg. See, mis on arvtelje ülespool, siin on suurem ja suurem võrdnemärgid. Arvtelje allapoole väiksem võrdne. Meie võõratuse märk on suurem kui 0. Ehk me vaatame, mis toimub X telje suhtes ülespool. Aga siin toimub nii, et sellised piirkonnad meil on. Ja need piirkonnad me valisime sellepärast, et meie võõratuse märk on suurem kui 0. Suurem. Kuidas me kirja paneme need? Meil on siin kaks piirkonda. Esimene piirkond on see. Ja kirja paneme seda nii, et X kuulub miinus lõpmatus kuni -5 ümmargune sulg, kuna meil on suurem, mitte suurem võrdne kui 0, ja lihtsalt suurem. See tähendab, et -5 ja 1 ei ole kaasa arvatud mõlemad. Ja kuna meil on teine piirkond ka juurde tuleb, siis me kasutame selline ja sümbol matemaatikas ja kirjutame juurde ka teine piirkond, jälle minu pliiats. 1 kuni lõpmatus. No ja kõik. See oligi see kõige raskem etapp, kolmas, kõige lühem selles mõttes, et ei ole vaja siin midagi eriti, ainult joonis vaadata. Aga õigesti vaadata. Kas see kolmas oli raske? Kas saite aru, miks just selline piirkond, mitte mingi muu piirkond? No loodame, et jah. Liigume siis edasi. Järgmine ruutvõratus. -9x ruut pluss 6x miinus 1. Sama reegel, esimene etapp. Kirjutame kõigepealt koefitsientid. Leiame diskriminanti. Kuna 3 miinust, siis jääb miinus. Diskriminant on 0. x1, x2 -6 pluss miinus ruutjuur 0 jagatud 2 korda -9. Arvutame x1 -6 pluss 0 jagatud -18 ja x2 on -6 miinus 0 jagatud -18. Kas pluss 0 või miinus 0 vahet ei ole, tekib sama 1/3 siin ja 1/3 siin, see tähendab, et x1 võrdub x2, meil on põhimõtteliselt ainult üks lahend. Teine etapp joonistame. Kuna meil tuli ainult üks lahend, ainult seda lahendi ma panen arvtelje peale. Ja siis parabooli jaoks on kaks varianti. Kas läheb niipidi,
see parabool või siis niipidi. See sõltub A-st. A seekord on negatiivne. Siis me joonistame parabooli nii. Kolmas, me teeme järeldused. Järelduste jaoks me vaatame nüüd võrratuse märki ja see võrratuse märk on väiksem kui 0. Väiksem kui 0, see piirkond asub x-telje allapoole. Meie terve parabool on x-telje allapoole, välja arvatud 1/3. See 1/3 asub arvteljel. Et terve parabool välja arvatud 1/3 asub x-telje allapoole, aga 1/3 on x-teljel. Seda siis vastust me peame siis kirjutama nii, et x kuulub miinus lõpmatus kuni 1/3, mitte kaasa arvatud, ja 1/3 kuni lõpmatus. No järeldus tehtud. Kui ei tekkinud vahepeal siin küsimusi, me liigume edasi. Järgmine ülesanne, esimene etapp. D. Kuusteist miinus 40. Oi, 24. Miinus 24, D on negatiivne. Kui D on negatiivne, siis meil mõtet ei ole otsida seda x1, x2, kuna seal on ruutjuurde eest, aga negatiivsest arvust ruutjuurde ei saa arvutada. Siis me kohe joonistame joonis. Joonis on ikka võimalik joonistada. Nagu tabelis te mäletate, toon seda tabelis ette. See on see viimane värk. Et meil on kaks varianti, et lendab parabool x-telje ülespoole või siis x-telje allapoole. Meie variant on x-telje ülespoole. Nüüd järeldused. Kolmas etapp. Nüüd me vaatame võrratuse märki. Võrratuse märk suurem kui 0. Suurem kui 0 asub x-telje ülespoole. Meie terve parabool on ülespool. See tähendab, et x kuulub miinus lõpmatusest lõpmatuseni või saab kirjas olla nii, et x kuulub reaalarvude hulka. Et valige ise, kuidas rohkem meeldib. Võib ka juhtuda näiteks, kui sama võrratus vasakul pool, aga võrratuse märk näiteks väiksem kui 0, parabool ikka siis paikneb x-telje ülespoole, aga meie järeldusel juhul, kuna väiksem kui 0 on x-telje allapoole, siin ei ole parabooli osad, siis x kuulub tühi hulka, et lahendid puuduvad või lahend puudub. Mul ei ole siin slaidi, aga ma lisan ülesanne veel. Seda.
Järgmine ülesanne on selline. On antud võrratus, seda võrratust on vaja lahendada. Kui me näeme, et on olemas sulud, siis me need sulud teeme lahti. Kuidas me teeme siin sulud lahti? Siin on korrutada 2 ja veel omavahel. Mina pakun, et me korrutame need omavahel. Kes mäletab valimi, saab valimiga teha. Kes ei mäleta, siis lihtsalt korrutame läbi iga element esimeses sulus, korrutame iga elemendiga teises. Ehk 4 korrutist tekib ja pärast juba korrutame 2. Ehk sulud jäävad veel. X ruudus pluss X miinus X miinus 1 suurem kui 5X miinus 4. Nüüd me vasakul pool korrutame kõik 2. X ja X koondatakse. Miinus 2. 5X miinus 4. Mis ma näen nüüd? Kas ma pean otsustama, kas on tegemist lineaarvõrratusega või ruutvõrratusega. Kui ma näen, et X ruudus siin jäi, siis see võrratus on ruutvõrratus. Ja ruutvõrratuse puhul me toome kõik vasakule, meil peab olema paremal 0. Vajatasin siin vahepeal. Miinus 5X miinus 2 pluss 4 suurem kui 0. Ehk 5X miinus 4 ma tõin teisele poole vastupidi märkidega. Selline siis võrratus tekkis ja edasi me lahendame nii nagu eelmised 3. Esimene etapp. Eks see oli juba esimene etapp tegelikult, aga meie esimene etapp, kui see võrratus on juba standardkujul, ütleme nii üldkujul, siis me hakkame seda lahendama. A on 2, B on miinus 5 ja C on 2. Diskriminant on miinus 5 ruudus miinus 4 korda 2 korda 2, 25, miinus 16 on 9, x1, x2 on 5 pluss miinus ruudjuur 9 jagatud 2 korda 2. x1 on 5 pluss 3 jagatud 4-ga, 2. Ja x2 on 5 miinus 3 jagatud 4-ga on 0,5. Teine etapp. Joonis. Need arvutused võib-olla te teete natukene aeglasemalt. Omas tempos, see ei ole probleem, lihtsalt aega kokkuhoiu mõttes. Ma natukene kiiremini seda lahendasin, kuna me tihti seda teeme. Ma loodan, et kui te teete palju, kui teie kiirus on teistsugune, siis te võite harjutada, et natukene kiiremini seda teha. Joonis. Siin on tähtis panna muidugi õiges järjekorras. See, mis on väiksem, tuleb vasakule poole ja see, mis on suurem, paremale poole. Parabool. Parabooli haarade suund sõltub A-st. A on meil positiivne, haarad on suunatud ülespoole. Kuidagi see on kõik sellised, et suurem kui 0. No järgmine võtame selline, kus on väiksem kui 0. Suurem kui 0 tähendab, et me vaatame x-telje
ülespool, et mis seal asub. Ja seal asuvad 2 piirkonda. Paneme need kirja. Miinus lõpmatus kuni 0,5 ja 2 kuni lõpmatus. No selline järeldus. Ümmargused sulud sellepärast, et meil on võrratuse märk suurem kui 0, mitte suurem võrdne, jah. Kui muidu suurem võrdne, siis need 2 on kandilised sulud. Nüüd me võtame veel ühe õpikust ja pärast me võtame 2, mis oli eksamid. Eelmine ja üle-eelmine aasta. Et natukene sellised keerulisemad. Või siis kohe tahate eksamil võtta. Eksami ülesanne. Me jõuame, ma arvan, kõike. Järgmine. Järgmine on siis selline. Siin on sulud. Sulud on vaja lahti teha. Aga enne seda tahan pakkuda, kas me võime seda võrratust jagada 16-ga, mis te arvate? Või see ei saa, see on nagu vale? Või saab? Siis on lihtsam, sest et numbrid on siis väiksemad. Me võime tegelikult võrratus jagada ja korrutada mõlemad pooled ükskõik mis arvuga. Ainukene, et kui me negatiivse arvuga korrutame või jagame, siis võrratuse märk muutub vastupidiseks. Kui positiivse arvuga, siis ei muutu võrratuse märk, aga numbrid siis tulevad natukene väiksemad. Proovime jagada 16-ga. Siis see 16, mis on vasakul pool ja see 16, millega me jagasime, me taandame ja jääb vasakul pool ainult see sulg. Teisel pool 256 jagada 16-ga on 16. Avame sulud. Ma kirjutan valemi. Kes ei mäleta, saab lihtsalt kirjutada seda sulg 2 korda. Näiteks nii. Ja siis nagu eelmises me korrutasime läbi niimoodi korrutada. Et 2 varianti. Aga ärge kirjutage, et see on x miinus 16. X ruudus miinus 16. Peab olema kindlasti see keskmine liige ka. Avame sulud x ruudus miinus kahekordne korrutis, et 8x pluss 16. 16 teisel pool. See 16, mis on vasakul pool, paremal pool, me tõstame vasakule, kuna me näeme juba, et see on ruutvõrratus. Et ei taha kirjutada mul. Ruudus. Niimoodi. Et miinus 16 ja pluss 16 me koondame. Meil tekib selline ruutvõrratus. Esimene etapp siis. A on 1, B on miinus 8 ja C siin 0. Seda poole. Не разговаривай, пожалуйста.
Я тебе потом все покажу. Дай мне урок довести, пожалуйста. Astrid, ja urok te vitu. Väga vabandan, aga see olukord tekkis. Astrid, 5 minut poterpi. D võrdub -8 ruudus -4 korda 1 korda 0. Ehk see osa on 0. X1 võrdub kaheksa pluss miinus ruudjuur 64 jagatud 2 korda 1. X1 2 on ja X1 siis 8 pluss 8 jagatud 2 on 8 ja X2 8 miinus 8 jagatud 2. 0. Teine etapp. Parabooli joonistame. 0 ja 8 mul pandud. Parabooli haarad on suunatud meil ülespoole, kuna A on positiivne. Kolmas etapp. Me vaatame nüüd võrratuse märki. Ja see on väiksem võrdne kui 0. Väiksem võrdne kui 0. Tähendab, et me vaatame parabooli osa, mis asub x-telje allapoole. Ehk me vaatame see osa. Ja vastus me kirjutame nii, et x kuulub 0-st 8-ni. Mõlemad suulud on kandilised, kuna meil on väiksem võrdne märk. Ja sellega on see võrratus lahendatud. Okay.